Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide hooaja viimaseks etapiks oli 18. korda toimunud Jõulumäe rattamaraton. Juba aastaid on olnud Jõulumäe see koht, kus hooaeg lõpetatakse. Tahaks ikkagi tänada kõiki neid inimesi, kes selle sarja nüüd kaasa tegid, eriti neid inimesi, kes kuulsusrikka Kuusalu etapi lõpetasid. Mis siis Kuusalus juhtus? Hooaja esimesel etapil aprillikuu viimastel päevadel tabas ootamatult sõitjaid meeletu lumetorm. Lumesadu tihenes. Temperatuur langes pea 0 kraadini. Tuul ägenes, nii et metsas hakkasid juba puud murduma. Kui oleks minu teha, siis ma ausalt öeldes annaksin neile sõjaväelise auastme lausa, et see tõesti ei olnud nali, et seda lõpuni sõita. Kui Gert Jõeäär pärast natukene enam kui 2-tunnist pingutust finišisse jõudis, valitses Kolgaküla rahvamaja juures juba tõsine torm. Ka rattalegendid polnud selliseid olusid varem näinud. Esiteks lumega niimoodi kindlasti ei ole olnud ja ei mäleta, et metsas oleks nii külmunud ja häält. Mõned nädalad hiljem Alutaguse metsade vahel toimunud Põlevakivi rattamaratonil sai juba tunda mõnusat suvesooja. Tugeva lõpuga võttis võidu Dmitri Sorokin, Jõeäär oli teine. 3. juunil toimus Valgehobuseme rattamaraton, mis huvitava detailina läbib koguni 3 erinevat maakonda. Võitjaks krooniti tol hetkel veel Euroopa meistrisärki kandnud Peeter Pruus, kes vedas teiseks võistkonnakaaslase Karl Arnold Vendelini. Et mullune sarja võitja ja valitsev Eesti meister Peeter Tarvis oli 6, tähendas see seda, et 6 parimast mehest 3 olid Raplamaa rattaklubist Como. Peeter Pruus oli parim ka juuli alguses toimunud Vihmamere Raplamaa rattamaratonil. Koduradadel valitses ta sõitu veenvalt ja sai ülekaaluka võidu Gert Jõeääre ees. Jõgevamaal Kalevipoja rattamaratonil tegi Pruus aga 3-3. 3. hooaja etapp temal ja 3. võit järjest. Eesti üks suuremaid rattaässe, Rein Taaramäe, ületas finišijoone 8. kohe Raido Kodaniborgi järel. Lähte rattamaraton on sarjas ainus, kus ratturid sõidavad sisuliselt samal rajal 2 ringi. Keskmisest keerukam sõit mängis trumbid kätte MK-etappidelgi head minekut näitavale Martin Loole, kes võitis ka ülekaalukalt. Üle mitme aasta taas siin sarjas sõidetud Otepää rattamaraton osutus selleks kohaks, kus sarja 6-kordne võitja Kaspar Austa sai oma esimese võidu viimase 2 hooaja jooksul. Nii jõuamegi tänasesse ja otsapidi Pärnumaale Leina külla. Sadu rattureid ootas imeline Jõulumäe spordikeskus veel imelisemate metsaradadega. Täispikale 59-kilomeetrisele Hawaii Express maratondistantsile tuhises seekord 487 rattasõpra. Koos Fruit Expressi poolpika distantsi ja Herkules lastesõitudel väntajatega tuli osalejaid kokku tublisti üle 700. Väikene vihmasadu stardis ei häirinud suurt kedagi ning peagi oli väljas ka päike, mis muutis olemise meeldivalt kuivaks. Olulised sündmused leidsid aset juba kohe sõidu alguses. Esimesse teeninduspunkti 13. kilomeetril tulid koos 2 meest. Sarja üldliidri kollases Gert Jõeäär ja Silver Schultz. Seejärel haigutas juba tühjus. Alles 55 sekundit hiljem tuli jälitav grupp. Tavapäraselt oli Kardena vahefiniš Jõulumäe keskuses.
juhtduo oli ikka omaette ja koos. 2 kange duellis võttis siin võidu Schultz jõe ääre ees. Kulus 5 sekundit üle 2 minuti, kui päral olid ka jälitajad. Grupi peas võtsid vahefiniši 3. ja 4. koha punktid vastavalt Sten-Erik Ottender ja Kaspar Austa. Kogu sarja aktiivseimaks ratturiks jäi seega lätlane Dmitri Sorokin. Paar kilomeetrit hiljem jõudsid ratturid kogu spordikeskusele nime andnud Jõulumäe nimelisele tõusule. Ees ikka Europargi mäefiniši üldarvestuse võitnud Gert Jõeäär ja Silver Schultz. Ent jälitajate seas hargnesid olulised sündmused. Teistest oli eest saanud igapäevaselt maantee Prantsusmaa profitiimis Telco Marseille Provence KTM profileibasööv Martin Laas ja äsja Otepää rattamaratoni võitnud Kaspar Austa. Suurem grupp oli vajunud 20 sekundi kaugusele. Jõulumäe rattamaratoni üheks firmamärgiks olevale Seinamäele tulid liidrid ikka koos. Veloplussi esindav Jõeäär ja AJT sportmobile.ee Silver Schultz. Läbitud oli selleks ajaks juba üle 47 kilomeetri 59. Jälitajad Schultzi klubikaaslane Kaspar Austa ja Martin Laas olid isegi suutnud vahet liidritega 10 sekundit vähendada. Ent oli karta, et sellest võidu nimel võitlemiseks siiski ei piisa. Neist 2 omakorda minut ja 50 sekundit hiljem tuli jälitav grupp, mida vedasid veel valitsev Eesti meister Peeter Tarvis ja Dmitri Sorokin. Ehk natukene ootamatultki tuli finišisse esimesena uhkes üksinduses Gert Jõeäär. Mees võitis sel hooajal siin sarjas teise sõidu. Nüüd oli olemas võit ava- ja lõpusõidult. Tasuks ülikindel sarjavõit. Lisaks 2 võidule oli ta ka 3 korral teine, korra 3. ja korra 4. Jõeäärale on see esimene üldvõit Eesti prestiižseimas rattamaratonide sarjas. Ma täna ei olnud üldse enesekindel, et ma olin terve see nädal tõbine ja ma mõtlesin, et vaatan üldse, kas üldse jõuan, et niisama tiksun lõpuni. Aga siis jah, et ma ütlesin, et kaotada pole midagi, et see algus läksin kohe pundi ees igaks juhuks, et seal kitsates kohtades kohe mitte kaotada ja siis saimegi Silver Schultziga vahe sisse. Üldvõit on ka kõige tähtsam, aga tegelikult maratonis üksiksõitu võita on tegelikult veel nagu emotsionaalsem veidikene. See on Eesti vanim maratonisari, et see on prestiižne asi, et see võit ära tuua. No see ongi nagu Eestis nagu tipptase siin, et jah, väga rahul olen selle võiduga. Silver Schultz ootas rajal järgi aga meeskonnakaaslase Austa ja lasi ta finišijoonel endast möödagi. See liigutus tähendas Austale tõusmist üldkokkuvõttes teisele kohale. 4. tuli üle lõpujoone Martin Laas. 5. oli päral möödunud hooaja üldvõitja Peeter Tarvis, kes kokkuvõttes pidi seekord leppima 4. kohaga, kuna 6. lõpetanud Dmitri Sorokin läks temast erinevate sõitude võrdluses mööda. Naistest võitis täna Janelle Uibogand, Jaanika Lõivi ja Iris Takkeli ees. Sarja üldvõidu oli varem juba kindlustanud Grete Steinburg. Võistkondadest võitis täna Austa Schultzi AJT sportmobile.ee ja naiskondadest Hawaii Express Cyclone. Mõlemad olid parimad ka hooaja kokkuvõttes. Hans Krohe kiirenduskilomeetril tuli hooaja üldvõitjaks meestest Kaupo Kattai ja naistest Grete Steinburg. Herkules lastesõitudeski läks kõik nii nagu varem. Kuni 12-aastastest tüdrukutest võitis taas Karoliin Surva. See tähendas, et ta võitis 8 sõitu 8 võimalikust. Loomulikult tähendas see ka üldvõitu. Sama vanadest poistest oli kiireim Henri Valmsen, kellel läks ka sarja üldvõit.
See, mis mind siia toob, on puhas fun, et see on niisugune teistsugune kui maanteesõit ja maastik kogu aeg vaheldub, et see on niisugune teistmoodi pingutus. Raske on, aga mulle meeldib, ma naudin seda, et kogu aeg on pulss laes ja kogu aeg on jalad piimapet täis, aga see on niisugune teistmoodi huvitav, et see on nauditav. Ma nägin tähti taevas sädelemas ja sinu silmis vihje kättegi sain on rännak ees. Meid ootab tee. Ma tahaksin öelda ajaloo minutiks, et raja umbes 10. kilomeetril olid kaevatud niisugused augud, Need augud kaevas 85. ja 86. aastal Nõukogude armee 13. keemiakaitsepolk. Olid seal polgus või? Jah, 86. Mu seljakott on ammu pakitud ju, ma lisan sammu, jääda talumatu on minek ees ja parim see. Nähtud, mis ette juhtub ku teen, üllatust juurde, ootame veel, aeg on käes. Mulle väga meeldis see ümber tehtud rada, rohkem kui eelmistel aastatel. Sest et kuidagi see teine osa ei olnud nii raske kui eelnevatel aastatel enam. Ei saa, aeg on käes. Super hea muidugi, aga kurat, täna oli nii raske. Vihm ilmselt tegi raja nii raskeks, et raske mees vajub nagu sinna raja sisse ära. Väga hea ja mõnus oli, ma üldse üllatusin, et ma nii ees olen, et vahepeal ma ütlesin, et nüüd ma haamar tuleb, aga täna õnneks ei tulnudki kordagi, et jõudsin lõpuni. Kahjuks silm kuivas ära minu jaoks, oleksid märjaks jääda, oleks veel parem olnud. Ei olnud väga porine, samas laskumised arvasin, et on hullemad, et need roikad on libedamad kui olid, et tegelikult oli täitsa hea ja kui hommikul kell 11 ilma vaadata, siis oli ikka väga paha. Et lõppkokkuvõttes väga tipp-tapp. Ei no see ongi ju nauding ja valu, higi ja visarad. Ei mõnus, tegelikult oli mõnus. Ma sinu mõtteid õppinud hoomama, me peame päikse välja tooma ja las meie ees. No see enesetunne ikka peale see sõitu. Milline see on siis? No ikka väga hea. Tuleb endale ära proovida, siis teate. Sport on alati positiivne, tehke sporti, see annab energiat. Me tegime temaga debüüdi, esimene rattasõit meile. Üldse. Võistlus nagu, jah. No ja kuidas läks? Ma ei tea, me ei oska kommenteerida. Peale meid ikka keegi tuli ka veel, et päris viimaseks vist ei jäänud. Aga kes keda? Me tulime võrdselt, me sõitsime võrdselt. Vahepeal ma nagu vedasin teda, et selles mõttes, et mul väikeske nöörijupp oli kaasas, aga jah, ei ole hullu, saime hakkama, jõudsime koos finišisse. Ja mis poiste kohta ütled? Tublid, väga tublid. Tema tegigi mulle selle kingituse, sellepärast ma siin olengi üldse. Sünnipäeva kingituse sai ja nüüd ma näen, et see on realiseeritud. No oli küll hea kinkeks. Ja oli küll, väga hea. Hakkasin just soojaks saama ja vaatasin, äkki oli finiš juba. Selles mõttes on närvid täitsa läbi, ei saanud nagu maksimumi anda endast. Aga ei ole hullu, et tuleb rohkem seda juua ja siis järgmine aasta uuesti. Nulli. Siis tuleb poodiumi kohta püüdma tulla. Juba 4 aastal on Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja eel toimunud ka niinimetatud kevadlaager, kus läbitakse nädala jooksul sarja etapid. Selle korraldaja Andrei Gritšenko on hooaja lõpus rõõmsameelne ja usub, et tuleb ka 5. kord. Huvilised saavad juba vaimu valmis panna. Jaa, muidugi, see on minu üritus, kunagi ma selle algatasin 4 aastat tagasi. Nii et ma võtsin sellest osa
ise organiseerisin, ise kutsusin rahva kokku, kõik oli hästi lõbus. Ja muidugi nüüd tuleb 5. ka juubeli järgmine aasta, ma loodan, ta tuleb, nii et kõik läheb hästi. Aga need etapid, mis olid siin vahepeal, teate, ma tegelen hästi palju meeldivate asjadega, ma käin inimestega matkadel, ma käin inimesi õpetamas, mismoodi on vajaks sõita rattaga, nautida seda, nautida ka loodust. Et sport on tore, aga ümberringi on väga palju ilusat. Sellega on 17. hooaeg läbi. Ent juba on pilgud suunatud edasi uude aastasse. Rattasarja peakorraldaja Allar Tõnissaar lubab muudatusi, millised peaks rattasõpru kindlasti rõõmustama. Me oleme siin isekeskis nüüd otsustanud, et me toome ta natukene rahvaspordile lähemale. Et peamine muudatus on põhisõit ja põhisõidu aeg, ehk siis üritame teha nii, et see põhisõidu võitja aeg ei oleks üle tund 45, mis tegelikult tähendab seda, et tavainimese jaoks on see kusagil 2-2,5, maksimum 3-tunnine pingutus. Ja eliidi jaoks teeme siis omaette distantsi. Ja kui me seal natukene nagu näppu lõikame või üle soolame, siis see ei ole nii suur katastroof ja pealegi nad natukene peavadki saama siin kodukamaral ka ikka keskmist taset üleval hoida, et see minek siin Euroopasse ei oleks nende jaoks ka liiga suur muutus või nagu teisele planeedile minek. Et need 2 asja tuleb üldse 3 distantsi ja natukene on meil ka rotatsioonis muudatusi ette näha. Aga selles osas ma tahan veel natuke salapäraseks jääda, et ilmselt kusagil 2 nädala jooksul on selge, et millised etapid, kus kohas, mis need kuupäevad on. Suures osas jäävad kuupäevad küll samaks, aga toimub rotatsioon ja tuleb uusi etappe. Aitäh kõigile, kes olid sel aastal meiega ja osalesid kas erinevatel maratonidistantsidel, lastesõitudel või Shimano matkasõitudel. Ootame teid kõiki tagasi ja uueks hooajaks end kirja panema. Aga enne veel kohtume taas juba 21. oktoobril rattalaadal, mille järel toimub ka sarja ametlik afterparty. Kohtumiseni!